ohutuse tagamise peale tegelikult peaks mõtlema iga rattur, kes nüüd Tartu rattarallil osalema hakkab. Ja kõige olulisem kindlasti on nüüd selline mõttelaad, et ära tekkida sellist situatsiooni teistele, millesse ise sattuda ei taha. Ehk siis, kui nüüd seda lahti mõtestada, siis number 1 võib-olla see sirgjooneline liikumine, et võimalikult pikalt, võimalikult hoida seda sirget liikumissuunda, et mitte teha kõrvale põiked ei paremale ja vasakule. Siis samuti on oluline nüüd see pidurdamise moment, et kui eespool näiteks rattur näeb mingit olukorda, mis eeldaks hoo mahavõtmist, pidurdamist, siis ta peaks seda tegema äärmiselt rahulikult, mitte ehmatades, mitte hirmuga, et pidurid kohe põhja ja kohe nii, et tagume ratas libiseb. Et see on nagu selline ka üks võtmesõna selle juures. Ja kolmas asi, jah, selle sirgjoonise liikumise puhul vast see ka, et eks kindlasti iga rattur tahab vaadata, millisel positsioonil ta just grupis on ja siis hakatakse üle õla tagasi vaatama ja see on üks põhjus, miks tegelikult see sirgjoone liikumine võib muutuda just selliseks ebasirgjooneliseks liikumiseks, et nii kui kõrvale vaatad, nii tasakaalus kaldud välja ja siis võid kalduda paremale ja vasakule poole. No söömine joomine on üldse oluline asi, kui nüüd distantsid on pikemad kui 2 tundi, et see on kindlasti käib selliste pikemate sõitudega kaasas ja loomulikult söömise puhul on jälle see söömine võib segada natuke see sirgjoonest liikumist, kui hakatakse taskust mingisugused batoonikesi võtma või siis joogipudelit rattakorvist. Et sel hetkel, kui seda tehakse, siis jälle ei tohiks nagu tähelepanu väga kõrvale selle toidusöömisele panna, et ikka tähelepanu peab ikka olema selle rattasõidu peale, mis ees toimub, jälgida, mis ees toimub, mis kõrval toimub. Et mitte nii, et hakkan joogipudelit võtma, vaatan, kus joogipudel on, samas ees on mingi olukord, ehmatan ära, panen pidurid plokki ja kas nüüd ise kukun pikali või kukuvad teised minu taga pikali. Et need oleks sellised võib-olla lihtsamad asjad, mida tegelikult igaüks saaks, millega saaks igaüks hakkama.